6-1 võit, tegid keskväljal mehe moodi tööd, olid üks silmapaistvamaid täna. Võtta see mäng kokku nii palju, kui niivõrd üheselt domineeritud mängu kokkuvõtte annab? Ma arvan, et me domineerisime seda mängu igas mängu elemendis, et ei olnud ühtegi elementi, kus Pärnu oleks meile ligi lähedalegi saanud, et meie töötasime nii-öelda tervikuna ja kõik andsid meie moodi nii-öelda tegid tööd ja vastane, vastas ei olnud meeskond, ei olnud tunda, et seal oli meeskond vastas. Koondise paus on nüüd tulemas. Sina oled taas koondises. See teeb kindlasti head meelt, eriti arvestades seda, kui raske oli sinu eelmise hooaja lõpp ja kui hästi tegelikult on praegune hooaeg läinud. Jaa, kindlasti, et selle nimel ma tööd olen teinud ja hea meel, et nii-öelda koondistreenerid on ka silma peale pannud ja on näinud, et ühesõnaga olen endast kõik andnud ja maksimumi. Kui palju poisid vaatavad seda liigatabelit ja jälgivad teisi mänge või keskendume ikkagi puhtalt ainult oma tööle ja sellele, mis on meie kätes? Ütleme ausalt, et enam väga ei jälgi. Et siin ei ole midagi jälgida, et meil ma arvan, et väga meie kätes enam asi ei ole, et meie lihtsalt ütleme nii, et võtame igat mängu kui väga head trenni, kust endast veel nii-öelda maksimumi lihvida ja enda mängu nii-öelda võib-olla ka siis järgmiseks hooajaks paremaks teha ja sellest hooajast maksimum võtta, et siin teise, 3., 4. koha peale on ju võitlus tihe veel siiamaani, et samamoodi miks mitte ka esimese, kui Infonet siin vääratab. Et mõttekrampide küüsis meeskond ei vaevle? Ei, kindlasti mitte. Jõudu Brent, jõudu koondises. Argo, 6-1 siit Pärnust täna niivõrd ühemõtteliselt domineeritud ja nii kindlalt võidetud mängu puhul. Ainuke küsimus, mis keelele kerkib, kui suur tõrvatilk on see üks tahalastud ära, mis üsna rumalalt tuli? Jah, ega ta on, et selge domineerimine ja me sisuliselt võiks öelda välja äratud see ainus värav oli suhteliselt perfektne mäng, et Pärnul ei olnud nagu mingit jagu siin väljakul, et oli päris hea mäng meie poolt tuleb tunnistada. Rünne toimis täna pea perfektselt, kõik mis raami poole teele läks, sai ka sisse löödud. Algus oli vähe krobeline, aga domineerima tulla oligi täna ainult üks mõte vist. Absoluutselt, kuigi esimesele poole olime 9 peale, et saime 2 väravat vist, et natuke rohkem näeme peale, kui me väravasse suutsime need palle toimetada, aga ründemäng oli täna see, mis oli väga hea ja ka samamoodi palli võitmised kohe tagasi, siis kui me kaotasime ründefaasis palli, mis toimis täna väga-väga hästi, et me oleme sellega tööd teinud ka päris korralt treeningutes. Värske debütandi Sorga viskasid teises liiga mängus vett värskelt kübaratrikkidel all, aga täna väravali sai tulnud, kas meest natuke kammitses ka teadmine, et see on mäng, kus võib lüüa? Ei, ma ei usu seda, et selles mõttes, kas see noorel mängijal ongi natuke sedasi, et vahel tuleb välja, vahel ei tule välja, tal on olemas see loomulik nii-öelda see nina õigetele positsioonidele jõudmisest ja täna oligi seal õigetel positsioonidel taktikaliselt mängis väga hea mängu, ainus miinus oligi, et ei läinud täna sisse ja Kristjan Tamme tegi head tõrjed. Lõpetuseks annan sulle võimaluse vastata Marko Leelovi Killule mänguvälises kommentaaris, kus ta mainis, et mängu võidavad niikuinii vähemalt KTM-ide arvu osas. Absoluutselt, et Leelov on täitsa õigus ja sellega mul on täitsa päri, et väga tubli Marko.